iPadi klahvistik varjab endas mitmeid nippe, mis trükkimise mugavamaks muudavad. Enne kui nende nippide juurde lähme, teeme aga kindlaks, et mõned seaded oleksid nii, nagu nad peaksid olema. Avame siit General alt Keyboard ehk klahvistiku ja teeme kindlaks, et kõik need valikud siin üleval oleksid mitte välja lülitatud, vaid sisse lülitatud. Vaikimisi nad tegelikult ongi seda. Eesti keeles kirjutamiseks oleks hea teada, kuidas teha täpitehti. Tavaliselt tehakse neid nii, et hoitakse näiteks O peal näppu natukene all ja siis saab siit ülevalt valida, kas Õ või Ö. Samamoodi Ü-tähte hoitakse U peal natukene all ja siis tehakse Ü. Tegelikult ei ole vaja siin mitte midagi peal hoida, selleks on ka palju kiirem moodus. Tõmba lihtsalt kiiresti O pealt üles paremale ja tuleb Õ. Tõmba vasakule ja tuleb Õ. Tõmba U pealt kiirelt üles, tuleb Ü. Tõmba A pealt kiirelt üles, tuleb Ä. Ei ole vaja midagi siin hoida niimoodi ja siis teha mingit valikut. Saad kiirelt kirjutada kõik täpitähed ära. Samamoodi saab kiiremini sisestada üksikuid numbreid või märgendeid. Tavaliselt sisestatakse neid nii, et klikitakse siia alla nupule, vajutatakse soovitud number või siis märgend ja vajutatakse tagasi siia nupule. Sellist režiimi vahetust ei ole üldse vaja teha. Võib ka tõmmata siit numbriklahvilt otse mingisugusele numbrile või otse soovitud märgendile ja klaviatuur lülitub ise algsesse režiimi tagasi. Nii saab kiiresti üksikud numbrid või märgendid kirjutatud, ilma tüütu 2 korda sellele alumisele nupule vajutamata. Mis saab siis, kui tahaksin nüüd kirjutada enda kirja ühe sõna või mis veel hullem terve lause suurte tähtede ehk caps lockiga? Üks võimalus selleks on hoida all Shift-klahvi ja siis kirjutada oma sõna ära. Teine, kiirem, parem, mugavam võimalus aga on klikkida 2 kiiret klikki siia Shift-klahvi peale ja siis saab juba rahulikult suurte tähtedega selle sõna või lause ära kirjutada ja siit caps lock režiimist väljuda ühe klikiga Shift-klahvi peale. Nüüd tahaksin enda mõtteka lause lõppu panna punkti ja alustada uut lauset. Muidugi saab seda teha nii, et vajutan kõigepealt punkti ja siis vajutan tab-klahviga tühiku. Aga tegelikult saab seda teha ka natukene kiiremini. Ehk et puutun 2 korda seda tab-klahvi ja mulle kirjutataksegi automaatselt punkt ja tühik. Kordan seda. 2 puudutust tab-klahvile annab punkti ja tühiku. See on tõepoolest natukene kiirem võimalus uut lauset alustada ja kui sellega ära harjuda, siis ega punkti vajutamiseks seda punktiklahvi enam kasutada ei tahagi. Sellised pisikesed nipid võivad koos toimides iPadil trükkimist palju kiiremaks muuta. Proovige kindlasti järele.